Nii, me oleme siin Ida-Virumaal Hiiemetsa külas ja me peaksime olema Hiiemäe otsas, ainult seda Hiiemäe tippu kahjuks enam alles ei ole. Minu selja taga on siin üks tammepuu. See on istutatud siia 38. aastal Jüriöö mälestuseks, Jüriöö ülestõusu aastapäeval ja ma arvan, et see ei ole ainus selline tammepuu Eestis. Ja see on võib-olla kõige hilisemast minevikust pärit nagu sümbol siin, et see teadmine sellest Hiiemäest ikkagi kestab. Ja siin on ka palju suuri kive ümberringi. Ja üks lugu on selle tamme kohta, ma ei tea, kas selle tamme kohta, aga minu peas nagu need andmed läksid kokku, et üks vana rahvaluule teada on, et siit Hiiemäelt on leitud laps 1914. aastal. Siis seda tammes ilmselt ei olnud, aga võib-olla olid teised tammed. Ja üks vana naine, kelle nimi on Meedi Hiielao, rääkis, et siin kandis oli üks lastekodu ja lastekodus oli üks laps, kes oli leitud ühe tamme alt ja tema nimeks pandi Jaan Tamm. Ja täitsa võimalik, et see Hiiemäelt leidnud laps võiski olla seesama lastekodu laps, aga mine tea, eks rahvasuu teeb siin omad korrektiivid. Ja igatahes see tamm siin seisab ja inimesed peavad seda ka oluliseks kohalikud. Aga mäge jah, kahjuks me näeme siin igasuguseid auke ja süvendeid, kus on kruusa võetud ja suurem osa sellest mäetipust siis on ära veetud. Kunagi olevat olnud see mägi umbes 10 meetri kõrgune ja tõesti väga järsu nõlvaga. Ja siin samas üle tee võis olla veel teine küngas, mida kutsuti Salamäeks. Aga täpselt ei tea ka, kas nad olid üks ja sama koht või siiski erinevad, et varasemad teated siiski lubavad oletada, et need olid nagu erinevad, kas siis mäeharjad või. Ja see Salamäe nimi kõlab väga saladuslikult. Seda on ka seletatud mitut moodi, et kas siis on sinna maetud varandusi, nii-öelda peittaardeid või siis on olnud seal hea peidukoht maanteeröövlitele. Et siin samas lähedal on see üks tähtis kivi, mida teatakse kanepkaela või kanepkaula nagu kohalikus keelemurdes kivina. Ja vanasti, kui veel siin ei sõitnud suured rekad, vaid sõitsid hobuvankrid, oli kitsastee, siis oli seal kivi taga hea passida varastel röövlitel, kes siis olevat põrsakaupmeeste taskut tühjaks teinud või mine sa tea, võib-olla see kivi oli ka siin kõrgemal mäeveerul ja siis veeres alla, kui siit kruusa võeti. Jällegi kindel see ei ole päriselt. Aga mõned on ka arvanud, et see Hiiemägi oligi Salamägi. Salamäe nimi iseenesest võib tuleneda hoopiski salu sõnast, et võis ka olla Salumäe nimi sellel kohal, aga samas neid salakülasid ja salla isegi on nagu selliseid toponüüme mujal ka, nii et need seostuvad küll nende looduslike pühapaikadega. Et salumägesid on Eestis tegelikult päris palju. Et siin need mõlemad kohanimed nagu jooksevad kokku ja sellepärast see on ka huvitav koht. Ja on olemas isegi üks vana kaart aastast 1700, ühesõnaga 18. sajandi keskelt, kus on see Salamäe toponüüm täitsa kirjas. Ja huvitav on veel see, et siin oli kuskilt, võib-olla natuke sealt tagapoolt jooksis täpselt 2 mõisa piir.
et see Salamägi ongi nagu mõisa piirikaardile märgitud kui selline kivine koht. Ja jällegi see on vägagi nagu tunnuslik just pühapaikadele, et nad võivadki asuda piiridel. Nad on sellised piiripealsed kohad või liminaalsed, nagu öeldakse. Et ühtpidi nad asuvadki mingitel piiridel, looduslikel või ka siis halduspiiridel. Ja teistpidi on need kohad, kus võib juhtuda mingisuguseid piiripealseid asju või kus inimesed on kogenud midagi sellist ekstreemset või teistmoodi. Samamoodi nagu selle Kanepkaela kivi juureski on üks omaaegne koolipoiss Ralf Pool üles kirjutanud ühe loo oma vanaisalt, kes oli siis 80-aastane. See Ralf oli ise 13 ja vanaisa meenutas oma lapsepõlvest siis, kuidas ta oli käinud kivi alt varandust otsimas. Ja siis niipea, kui ta labida maasse oli löönud, oli hakanud juhtuma midagi hirmsat, ju siis oli vist hämar ka, sest et kuidas ta muidu seda tulist olendit seal näha sai. Et igal juhul ta kohkus väga ära ja lõpetas selle tegevuse ja see tuliste silmadega pea ja kaelaga ja suure mitmesüllase kirega olend oli siis õhku tõusnud ja kuhugi mere poole, sinna põhja poole ära kadunud. Et selline nägemus siin kohas oli olnud. Selle Kanepkaela kivi kohta on teada ka üks selline lugu, et vanakuri olevat varastanud ühe tüdruku ära ja keegi oli siis teda takistanud ja tüdruk oli selle peale kiviks muutunud. Miks see on oluline siin rõhutada just? Sellepärast, et see jutt kivistunud tüdrukust on omane Virumaale. Siin põhjarannikul on sellised kive, mis on olnud varem kas tütarlapsed või siis ka heinakuhjad. Päris mitu tükki, mõni neist on isegi alles. Et enamasti seostub see mingisuguse tabu rikkumisega, et näiteks pühal ajal on keegi marjule läinud või heina teinud, aga siin on siis lihtsalt selline kurat kosilaseks motiiv, mis on väga sarnane ka teise sellesama maantee ääres asuva kiviga, mis asub Rakvere lähedal, mille nimi on või kelle nimi on Toolse rannamehe tütar. See teine kivi on küll selline täiesti pikliku nagu inimkujuline, isegi keed on kaelas, et seda Kanepkaela kivi tütarlapseks pidada on natuke esmapilgul nagu vist raske, et päris matsakas tütarlaps on võib-olla olnud siis. Aga igal juhul huvitav, kuidas need lood rändavad mööda teed. Miks ma valisin just selle koha Virumaa pühapaikadest? Võib-olla sellepärast, et siit Ida-Virumaalt algasid meie pühapaikade välitööd 2018, mille käigus õnnestus teada saada nii mõndagi sellist, mida varem ei teadnud, hoolimata sellest, et juba umbes 30 aastat arhiivis töötades on kokkupuutumist olnud nende tekstidega, aga just seda maastiku kogemust, seda saab ainult välitöödelt ja see avab nagu hoopis uue tasandi. Ja see koht on siin hästi ligipääsetav, ta on kohe tee ääres ja ta on kindlasti olnud selle Vaivara kihelkonna üks võimsamaid kohti, ta on nagu täpselt kihelkonna keskel, ta on umbes ta on siin Laagna mõisa ja Sinimägede vahel oma asukoha poolest, kuulub sellisesse hiiekohtade võrgustikku. Kohe siit põhja poole on Utria rand ja Hiieoja, mis läheb sinna suuvub merre ja Sinimäed ise on ju ka kindlasti olnud väga võimas looduslik pühakoht. Aga see on jah hästi tuntud paik olnud
omal ajal. Ja ka Ahto Kaasik on valinud selle oma pühapaikade teejuhti just Vaivara kihelkonda esindama. Ja sellest kohast on ka võib-olla kõige rohkem arhiiviteateid. Meil Eesti Rahvaluule arhiivis on kuskil veerand sada lugu selle paiga kohta või sellist ka kohanime kartotekis muidugi seal hulgas, ja osa neist lugudest on ka väga varasest minevikust juba pärit, et 19. sajandi lõpust juba on kirja pandud siin pikki jutustusi, mis siin kõik toimus. Aga miks see koht on veel oluline just minu jaoks, on see, et mul on nagu isiklik suhe sellega tekkinud. Ma olen siin umbes vist 4. korda praegu ja 2018, kui meil olid pühapaikade välitööd Ida-Virumaal, siis sattusime siia algul niiviisi omapäi uudistama ja osan nagu midagi siit otsida või arvata, et kus need õiged kivid on. Ja siis sattusime kohaliku väga targa ja põlise inimese juurde Perjatsi külas, Meedi Hiieloo, kes oli siis juba 90-aastane, mäletas selle paiga kohta üht-teist, mida meil isegi arhiivis ei olnud varem. Tema ei ole küll siit külast pärit, siit Repniku või Reebniku, nagu kohalikud ütlevad, mis siis 30. aastatel muudeti Hiiemetsa külaks, kuna see Hiiemets oli nii oluline koht, et ta isegi küla nime nagu eestistati. Tol ajal oli siis selline eestimeelne ideoloogia või maailmavaade, et need hiiekohad tihtilugu seostati just sellise rahvustunnetega. Ja seda tehti ka varem. 19. sajandi lõpus olid tollased haritlased ja kirjamehed, kes siis, ma ei tea, kas see nagu tõele vastab, mis nad kirjutasid, või nad pisut panid värvi juurde omalt poolt, tahtsid ennast väljendada, oma rahvuslikke aateid ja püüdlusi. Näiteks selline mees nagu Roosipuu, ma ei tea isegi tema eesnime, aga arvatavasti oli ta ikkagi mees, et ta saatis Kronstadtist ehk Kroonlinnast siis Eisenile 1895 mitu hästi pikka lugu, et tal sulg jooksis päris libedalt ja siit tema kirjutas, kuidas ikka eestlaste vanemad siin oma Soome suguvõndadega koos võitlesid. Kas need olid siis liivlaste ja lätlastega koguni. Ühesõnaga tundus, et ta oli lugenud ka Eesti ajaloost Läti Henriku kroonikat näiteks ja kuidas siis siin toimusid võimsad pidustused enne ja pärast, või pigem ikka pärast sõjakäiku, mis siis õnnestus ja kuidas siin põletati ohvritulesid ja ka vabatahtlikud inimohvrid isegi lasid ennast siis jumalate auks siin ära põletada ja ühesõnaga selline väga lopsakas fantaasia, aga samas ka väga huvitav ajaloolises mõttes, sest sellised lood alati sisaldavad ka mingisuguseid tõetõri, näiteks kohanimesid, mis samuti rääkis ta Salamäest ja Hiiemäest ja Hiiemetsast ja ka ohvrikividest, mis siin olid olnud. Ja selle sama härra Roosipuu teatel oli olnud siin ka puid suuri, mille ümber oli paelu seotud, isegi vaskvõrusid. Ja ta ise väitis, et tema kuulis oma need suurepärased lood ühelt vanakeselt siin jaanitulel istudes. Kes teab, jah. Võib-olla vanakesel olid ka sellised aatelised ja isamaalised mõtted peas ja unistused.
Aga see roosipuu ei olnud ainus, kes tol ajal Hiie metsast ja Hiiemäest kirjutas. Oli ka Jakob Hurdale saatnud 2 lugu selline mees või õigemini noormees, ta oli ainult 15-aastane tol ajal. Tema nimi oli Taavet Torpan, jällegi Torpani nimi, need on siin põlised kohalikud Repniku inimesed. Et tema siis kirjutas ka Salamäest ja sellest Kanepkaula kivist ja pakkus välja ka selle kivi nime seletuse, et miks tal selline nimi on, et ta siis oli näinud selline välja, umbes nagu pealt natuke rohekas või ühesõnaga midagi nagu kanepi moodi. Aga samas see nimi on siiski väga huvitav, et mis see sõna nagu tähendab, see kanepkael või kanepkaul, et näiteks kanepist on selline muistand teada, et sinna Kanepi kirikusse olevat kanepkaelaga kana müüritud sisse. Ja siis ma leidsin veel, et Setu regilauludes on kana nimetatudki kanepkaelaks, et selline poeetiline sünonüüm, et võib-olla siin jookseb mingisugune ida-eestiline liin, et ühesõnaga siin nagu hakkas natuke mõte jooksma, et mis see võiks üldse tähendada. Et võib-olla see kanepiga seostamine ei olegi nagu ainus võimalus siin. Seda kivi on ju ka hiiekiviks nimetatud ja hiiemunakuks ja see Kanepkaela nimi on nagu juba 30ndate lõpus nagu taandunud, aga siis veel öeldi, et mõned vanad inimesed seda ikkagi veel mäletavad. Ja nende kividega on siin üks paras segadus, sest mõned on ka öelnud juba endal varepil, et ei tea, et siin on mitu ohvrikivi, aga milline just see õige on ja võib-olla ongi mitu õiget. Ja siin on veel üks trobikond liukive siin ümbruskonnas. Ja nagu me näeme, siin samas on tohutud suured kivimürakad ja kuskil oli ka ukukivi olevat olnud siin. See oli ka üks Hurda korrespondent, kes seda kirjutas, et see hiiekivi ja ukukivi olid kindlasti erinevad kivid. Aga võib-olla lähmegi vaatame siis seda ühte liukivi, millest rääkis Meedi Hiieloo 2018. aastal. Oleme nüüd siin Hiiemetsa lõunapoolses osas ja selle kivi juures käisime koos Meedi Hiielooga 3 aastat tagasi ilusal kevadisel päeval. Linnud laulsid, ilus roheline lagendik oli siin ja praegu on ikka täitsa teine vaatepilt, et kuidas loodus tegutseb, kuidas kohad muutuvad. Et selle kivi oli Meedi avastanud 70-ndatel või oli see veelgi varem, kui ta oli siin metsa istutamas siin kandis. Kõik need kuused, mis sealpool on tema istutatud. Ja siis ta oli lihtsalt läbi tiheda võsa niimoodi läinud ja äkki komistanud millegi otsa ja siis ta oli näinud, et 2 kivi silma vaatasid talle vastu lihtsalt ja ta saigi aru, et see oligi see kivi, mida paljud kohalikud enam ei teadnudki, kus ta asub. Ja temale oli sellest jutustanud üks kohalik mees. Jällegi milline juhus, kuidas info edasi kandub. Et just kui nad siin töötasid, et siis oli tulnud seda Hiiemetsa teed mööda üks vanapapi ja siis ta oli rääkinud, et see on liukivi. Ja ta pind on ka selline kallak ja et selle kivi taga või selle kivi lähistel elab hiievana, kes siis hoiab silma peal selle küla saatusel. Ja et vanasti oli toodud siia linasesse rätikusse mähitud uudse leiba sellele kivile. Ja
see on üpriski haruldane info tänapäeval kuulda niiviisi suulise mälu kaudu. Ja Meidi võttis seda väga tõsiselt, et ta hiljem on ka siin käinud mingite huvilistega ja see tõi kivile siis kanamune, ilusaid valgeid, et selle kivi eest peab nagu hoolitsema. Ja siin ta siis lamab praegu selle tormimurru all. Ja et ta on alles ja et ta on teada, et omal ajal oli veel olnud dilemma, et millist kivi siis peaks üldse kaitsma, et tol ajal taheti kaitsta seda kanepkaelakivi seal tee ääres, et eks ta on ka suuremas ohus, et see kivi siin on olnud niiviisi vaikselt omaette, ilma et keegi oleks talle midagi tahtnud halba teha. Ja loodetavasti püsib ta siin edasi. Et see Hiiemetsa ala on jah väga nagu suur ala. Siin lähedal kohe kõrval on Hiiemetsa talu varemed. Sellest aru saada, et see üldse oli Hiiemetsa talu, oli ka uurijatel päris raske, sest et talunimed ka muutuvad aja jooksul. Kaardil on hoopis Kutsari sinna kirjutatud ja seal oli elanud omal ajal siis Waalfishi nimeline inimene või pere. Talu on praeguseks täiesti hävinud, ainult vundamendid on näha. Aga miks see talu koht on oluline? Jällegi seesama Ralf Pool, 13-aastane koolipoiss, oli siis taas oma vanaisalt Jüri Torpanilt kuulnud, et selle talu juures olid vanasti olnud 3 suurt haavapuud ja need puud olidki eestlaste jumalad olnud ja seal oli ka siis üks preester väidetavalt tegutsenud. Inimesed viisid puudele ande ja preester olevat need siis endale siiski võtnud. Võib-olla see oligi seaduspärane või on see väike liialdus, kes teab. Aga siis see vanaisa oli talle öelnud, et need puud olidki siis vanade eestlaste jumalad. Et see koht on siin samas kõrval siis praeguste andmete järgi, nagu me saime seda lokaliseerida, et see pühapaikade kaardistamine ja kirjeldamine ongi nagu selline detektiivitöö, et nendest killukestest mingid tervikud kokku panna ja osata seostada neid detaile, et nagu me näeme, see ala on tõesti väga-väga suur. Siinsamas kõrval on või kaugemal on olnud ka vesised alad, rabased alad, et see Hiiala on nagu kõrgem. Räägitakse, et siin on ka allikas olnud kusagil, aga et see on ära umistunud. No, rabas on palju kraave, sirgeid kraave, maaparandus, kuivenduskraave, nagu see ikka on kombeks mitmel pool Eestis niiviisi on tehtud. Et ega tegelikult keegi ju täpselt ei teagi, mis need Hiie kohad on või mis roll nendel on olnud või mida nad on kunagi tähendanud, aga tundub, et neil on praegu ka ikkagi mingisugune tähendus ühiskonnas ja kultuuris. Et nad on nagu loodushoiualad ikkagi. Mulle meeldib see, ka Rein Maran on seda välja öelnud, et Hiied on nagu vanimad looduskaitsealad, et siin on see looduslik kooslus nagu hästi oluline hoida ja et sellepärast on ka vaja neid kohti kaitsta. Et isegi kui me täpselt ei oska defineerida, mida see kõik tähendab. Mäletan, kui ma siin kevadel käisin, ühel õhtul mul kadus ära siin mikrofoni kate ja ma läksin seda otsima tagasi tulles. Üksinda tulin siia, autojuht jäi ootama ja siis ma tulin nagu õhtul tagasi, päeval olime siin käinud. Ja see oli nagu niivõrd hämmastav, mis siin toimus siis õhtul, kevadisel maikuu õhtul. Siin oli kõrvu lukustav hiirte kontsert, selline meeletu piiksumine, väikeste hiirekeste suur pulmapidu toimus siin kivi ümber, nii et ma arvan, et iga kord, kui see tulla, on siin täitsa teistmoodi jälle. Et see staatiline
kujutlus üldse ei vasta tegelikult tõele, mis võib-olla tekib mingisuguse ühe teksti või ühe käigu põhjal. Et need kohad on väga muutuvad. See Hiiemets siin asub põhimõtteliselt 2 mõisa piiril, Laagna ja Repniku mõis või Reebniku. Et ta ei ole mitte nagu juhuslikus kohas ja küllap need piirid ka tõmmati niisuguse kohta, kus inimtegevus väga võimalik ei olnudki. Et kui reljeefi vaadata, siis see kõrgendik niiviisi jookseb, samas ta asub ka sellise nagu paekalda või mingi klindi astangu serval, et ta kuulub nagu nendesse kõrgel kohal asuvate hiite hulka, vanade ilmselt muinasaegsete hiite hulka, mis on ka seotud kalmetega ja surnute austamisega. Just Tõnno Joonuksi teooria kohaselt, kes on just vaadanud siin Virumaa näitel mõningaid hiiekohti ja neid nagu klassifitseerinud nagu vanuse järgi, et ta on jah selline liminaalne koht ja väga paljude tähendustega, mis on ka aja jooksul kindlasti muutunud. Et igal juhul väärib see ala kaitset ja hoidmist.